Ott Arter on see, kellele ametlikult siis see seanss nagu tänuseansiks pühendatud, aga olgem ausad, tegelikult on kohe tulemas sünnipäev 75 ka Harri Egipt. Palju õnne, 16 mail. See on elav legend meie ees ja meil on võimalus küsida, kui kellelgi tuleb siin ka mõni selline konkreetne küsimus ENSV reklaami tegemise köögi poolest võiks rääkida ilmselt päev otsa. Juba tuleb sealt küsimus, nii, mis see on? Minu küsimus on see, et kuidas ja kus kohast toda neid naisi niimoodi leiti? Kuidas ja kust leiti neid naisi? Ütleme ausalt, oli lausa väga erootilisi kaadreid meil siin ka. Jah, kust neid leiti? Üks. On mind kuulda või? Super hästi. Kõik need modellid on ikkagi nagu tänavale vastu tulnud. Või rannas. Võib-olla tollel ajal oli üks modelliagentuur, aga mina ei pöördunud kellegi poole. Aga kui te praegu tänaval käite, kas nagu tulevad ka nagu sama populaariga daamidest? Et ühesõnaga, kas naised on ilusamaks läinud? Või koledamaks? Umbes nii. Praegu tehakse reklaamfilme niimoodi, et neid nägusid üldse ei kasutata mitte kunagi. Mitte iiagi. Ei agentuurist ega tänavalt mitte kunagi. Tehakse ilma nägudeta. Okei. Jah, järgmine küsimus. Või kohe, sul on kindlasti küsimusi, ma kujutan ette. Aga mina mõtlesin vaadates, et okei, et naistelad olid sellised nagu eriilmelised, aga nende selle valiku näitel ma panin tähele, et näiteks Ivo Linnat on väga palju kasutatud, Pihlapit on kasutatud, et kas ka reklaamfilmi tegijal nagu režissööridel tihtipeale on, et on nagu sellised kindlad inimesed, kellega kogu aeg alati koos teed, näiteks mingid kindlad muusikud, et kuidas sa näiteks muusikat valisid nagu reklaamidesse? Jah, see oli tegelikult enam-vähem seesama minu küsimus. Ma igaks juhuks, et oleks nagu ka kindlasti kuulda nendel interneti-inimestel hiljem, et ühesõnaga, et kuidas neid inimesi valiti, et olid mingid oma tiimid, keda rohkem kasutati. Ivo Linna, muidugi Ott Arter, tegelikult Ott Arterit on ju sõnade mõistmine kõige rohkem kasutatud. Mina pöördusin nende reklaamfilmide muusika saamiseks 3 helilooja poole. Markus Kappel, Tõnu Naisson ja Alo Matiisen. Ja siis oli veel siin üks ansambel Prohvet. Ja kui ma suutsin siis Ott Arderilt need sõnad kätte saada ja andsin edasi Markus Kappelile või siis Tõnu Naissoole või Alo Matiisenile, siis nemad ise juba otsustasid, kes laulma hakkab. Et mina ei määranud siin, et Ivo peaks laulma. Et Markus Kappel ja Ivo Linna olid ju koos Rock Hotellis. Siis nende koostöö sujus väga hästi. Et Markus ei kutsunud mitte iialgi salvestus sellele situatsioonile. Et ma sain lihtsalt muusika lindi peal ja see oli kõik. Kuidas nad seda tegid, ma iialgi ei näinud ega kuulnud. Ja siis sa andsid ette sellise nagu, et sinult tuli ikkagi see nagu suund mingi konkreetse nagu helilooja poole, et sa tahtsid mingit sellist nagu vaibi vaata, et noh, et ma tahan sellist nagu midagi rokkivat, midagi sellist ägedat ja siis sul on see 3 heliloojat, kellega sa nagu siis pidevalt koostööd tegid, ma saan aru. Kuulatud küsimus. No ma ei ole ajakirjad. Ei, no. Ja muidugi tegelikult olid kaverid või need, ütleme siis Andrew Lloyd Webber ja kellest me kõigest veel võime rääkida, et kõik on Eesti originaal heliloojad. Natuke mikrofoni läheb, ole suule. Läheb või? Jah. Aitäh. Suu juurde. Selleks, et saada sõnu reklaamfilmile, on vaja see materjal sõnade tegijale ette näidata mingisugusel monteeritud kujul. On vaja talle edastada kõik eestikeelsed sõnad, mis võivad puudutada seda filmitud materjali, et tal oleks see kõik paberi peal olemas. Et ta saaks hakata mõtlema,
kuidas neid sõnu järjestada, milliseid sõnu kasutada, kuidas seda lauluteksti kirjutada. Ja kui see laulutekst on kirjutatud, siis võtab helilooja selle üle. Kas oli, ma küsiks niimoodi, et... Oot, ma annan selle, võib ka rääkida mikrofoni sisse. Ta oli, kunagi oli see, kus Ott Arderi käest taheti saada seda lugu oli, et läbi jäetud klaasi. See oli, kus ühesõnaga, nad jõid kogu aeg. Ja siis keegi ütles, et lähme korra, et Oti just läbi, et Ott äkki teeb selle laulu meile ära. Ma tahtsin tegelikult küsida seda, et kas oli raske Ott Arderi käest sõnu välja pressida? Ott Arder oli perekonna sõber ja oli teada, kus ta täpselt elab. Olgem ausad, elas ikka vist mitmes kohas korraga. Ei no seda küll, aga minu käsutuses oli ikkagi auto ja ma sain ta kätte ja sain ta montaažilaua taha, kus ta nägi kogu materjali ja võis alustada oma tööga. Teine küsimus, ma tahtsin küsida veel, et kas, kuna oli hästi palju lääne koopiat, et kas selleks, et nagu mingit Stonesi või mingit asjade koopiaid teha, see tulid plaadid viia või ta nagu võttis nagu lennult neid laule, et ta pidi ju kuskilt see, kui sa ütlesid, ütleme, et paljud laulud olid siin, eks ju, olid Rolling Stonesi koopiad ja something, et kas see nagu, kust need plaadid tulid? No, plaadid olid mul kodus olemas. Ja autorikaitsest me muidugi ei räägi. Sellel ajal olime mõnusa raudse eesriide taga. Autor elas tolle ajal läänes. Välismaa lauludega meil ei olnud mingisugust autorikaitse probleemi mitte kunagi. Ja seda sa vist ei arvanudki, aga lihtsalt tekkis see tehniline küsimus, et kus seda üldse seda helikandjale, et kuidas see nagu Ott Arderile kätte anti, et vot siin on meil, ma ei tea, Andrew Lloyd Webber, et palun tee meile see Porgandi reklaam sellest näiteks. Kui te teete reklaamfilmi ja te teate, kui raske on seda laulu sellele filmile kätte saada, siis vahete vahele. Te otsustate, et te lihtsalt palute heliloojalt seda kaverit juba olevast laulust. Et see tee on nagu lihtsam. Sest te peate arvestama, et selle muusikapala välja võlumiseks läheb ikkagi kuu aega. Ja siis te pöördusite Andrew Lloyd Webberi poole? Ei pöördunud. Ma pöördusin ikkagi Ott Arderi poole. Aga seal Ott Arderi raamatus ka Ott Arderi lesk räägib neid jutte, kuidas moodi ikka, et nad tahtis just korra sai Ott Arderiga tööle kusagile sinna aeda ja jälle tuli Harri Egipt ja tahtis teda reklaamindusse ära viia ja jälle viis minema. Aga samas tuli sealt raha. Olgem ausad, kas võib korraks rahast rääkida? Või? Et kõige rohkem mind tegelikult üllatas see, et kutsekeskkoolidel tundus olevat palju raha, et kuidagi tuli see raha sinna süsteemi. No ma saan aru, et teil oli, Nõukogude Eestis oli firma, eks ole, selline Eesti reklaamfilm, eks ole, ja teile maksti justkui nagu kapitalistliku riigi moodi, kuskilt tulid need rahad, eks ole. Huvitav, et nendel kutsekoolidel oli vajadus niimoodi reklaamida, et number 43, et näiteks, et kus see raha niimoodi neil seal jalada segada oli. See mind tegelikult praegu kõige rohkem üllatas. Ega tollel ajal need reklaamfilmide eelarved ei olnud mingid astronoomilised, nagu nad täna võiksid olla. Et ütleme, selline muusikaga reklaamfilm maksis tollel ajal 2500 kuni 3000 rubla. Et see võiks nagu tänases euro vääringus olla 25 000 või 30 000 eurot. Aga ilmselgelt need samad Alo Mattiisen, Ott Arder, nad tegid seda tegelikult ikkagi ju eelkõige raha pärast. No,
ilma rahata poleks keegi hakanud tegema, aga ega need summad ei olnud nii suured, et me peaksime imetlema seda nende rahakotti. Et ma märgin siin ära, et televisioonis näitamine oli ikkagi väga odav. 1 minuti hinnaks oli 24 rubla ja see ei olnud üldse suur raha. Kas te saite valida ka, mida te seal võtsite teha või võtsite kõik vastu? Et ikkagi need kutsekoolid mulle jäid kuidagi hinge peale. Ma ei saanud midagi valida. Et lihtsalt Peedu Ajamaa oli boss, kes andis Harri Egiptile, kes oli see reklaami geenius tegija. Meil oli tegijaid palju, aga lihtsalt minu kirjutuslauale pandi see tellimus ja see tuli ellu viia. Ega siin ei olnud midagi vaielda. Mis oli teie enda lemmik nendest? Palju neid siin oli umbes 25 reklaamfilmi. No lemmikuid on siin mitmeid, aga mulle meeldib väga see Sidruni film, kuna see on niisugune, kuidas öelda, väga võimsalt Ivo Linna poolt laulud. See muusika on nii hea, et seda filmi võiks iga päev vaadata. Iga päev uuesti. Ja see Tallinna maratoni situatsioon, no praegu me ei näe enam eriti niisugust talve, kus inimese habemel oleks jää, eks ole. Et see 84. aasta lugu, see näitab, kui palju kliima on muutunud. See kana-asi. Kana-hakkliha ja see oli, ma ütlen korraks, et siis kui ma tegin seda Ott Arteri raamatut, siis ma sain Eesti Autorite Ühingust suure nimekirja siis, et mis on Ott Arteri laulutekstid ja ausalt öeldes olin väga üllatunud, kui palju tal on reklaamtekste. Isegi tema oma lesk ja lapsed olid üllatunud, nad ei teadnud näiteks, jah, vaatasime kana-hakkliha, muusika Alo Mattiisen, sõnad Ott Arter. Ja see lugu läheb veel edasi. Siis oli meil Ott Arteri raamatu esitlus ja siis tuli Harri minu juurde ütles, et ta tegelikult on valesti öeldud, et tegelikult, et on küll Autorite Ühingust kirjas, aga tegelikult võib selle üle vaielda, kes on kana-hakkliha sõnade autor. See on üks sõna ongi. Tegelikult küll, jah. Seda ma vast ütlesingi, sest kõige naljakam oligi see, et mida me vaidleme, aga samas see on nii geniaalne. Aga siis on kana on ja hirmus. Kelle oma kana ja kelle hakkliha siis on nagu see? Ja, et võiks selle loo natuke siis lahti rääkida. Tahate paar sõna selle kana-hakkliha tahame, seda me kindlasti, see on väga legendaarne reklaam ja sellepärast see sobib siia õudusfilmide festivalile hästi. Tallinna linnuvabrikult tuli tellimus ja mina läksin siis sinna koha peale ja mulle öeldi, et me oleme saanud kuskilt välismaalt, ma ei tea, Lääne-Saksamaalt või kuskilt, oleme saanud väga moodsa selle tootmisliini. Kana läheb ühest otsast sisse, hakkliha tuleb välja. Et kui me seda näitame rahvale, siis kõik hakkavad seda kana-hakkliha ostma. Aga mina juba kujutasin ette, et see on väga verine liin. Et me ei suuda seda kuidagi inimestele ette näidata. Võtaks parem ilusat tüdrukut. Ma siis suutsin kokku leppida, et me näitame ainult seda hakkliha välja tulekut. Kogu selle liini jätame kõrvale ja ainult hakkliha välja tulekut. Ja siis sellel ajal tuli üks väga hea plaat Läänest. Ansambel King Crimson oli selle plaadi teinud ja mina kutsusin siis Alo Mattiiseni ja ütlesin, et kas sa saad mulle teha sellist muusikat, mida see King Crimson teeb. Ja kui ma selle muusikapala kätte sain, siis see oli nii kole, et sellega mitte midagi ei olnud võimalik ette võtta. Mitte midagi. Aga siis ma siiski nuputasin, et see tuleks siis uuesti laulda ja ainult selle ühe sõnaga. Ja see, kes selle siis laulnud on, see on Kiigelaulu kuuiku üks nendest naishäältest Kadi Selde. Ja siis olime uuesti salvestusstuudios. Ott Arter kirjutas tegelikult pikemad sõnad selle Võib-olla, ma lihtsalt ei mäleta. See on alles kuskil see. Ja siis ma laulsin selle ette, selle kana-hakkliha selle partii Kadile. Ja ta laulis selle õigesti siis lenti. Siis me saime niisuguse enam-vähem talutava loo. Aga kui see film oli siis juba esitatud ja jooksis juba televisioonis, siis üks kolleeg mul reklaamfilmist, Tiit Mesila, ta ütles niimoodi, et maailmas ei ole niisugust reklaamfilmi tehtud,
kus samal ajal süüakse kedagi ja siis näidatakse teda. Aga kui te tähelepanelikult vaatasite, siis see kala pääses ikkagi jooksma ja jooksis minema. Ta jäi ellu. See on ilmselt kõige tuntum reklaam sellepärast nendest, mida me täna vaatasime, sest et seda peetakse selleks nii-öelda taimetoitlaste õudusfilmiks. Ja mõtlen praegu, et kas Alo Mattiisen tegi siis meelega natukene õudse ja koleda selle. Ei, tema tuli vastu minu soovile teha seda Kim Kilsoni stiilis, aga see kukkus välja ebareklaamilik. Aga pärast räägiti selliseid lugusid, et koolis väikesed poisid jooksevad vahetunnis ja laulavad seda kana. Ma arvan, et me mäletame, me oleme siin see põlvkond. Ja järgmine küsimus. Ja küsin korraks täpsustus selle reklaami kohta, mis te ütlesite selle video jaoks siis. Et enne ütlesite, et teie üks enda lemmikreklaame siin oli see Sidruni ja maratoni reklaam ja see oli minu jaoks uus reklaam ja kuna ma olen sündinud täpselt sellisel ajal, kus ma seda nappust ei mäleta ja Sidrun on alati olnud poes kogu aeg külluslikult, siis mis oli põhjus, miks te Sidrunit pidite turundama Eestis? Miks oli vaja seda reklaami? See on haige küsimus. Nende eksootiliste viljadega oli selline lugu, et neid toodi Tallinna sadamasse laevaga kusagilt, ma ei tea, Aafrikast, Hispaaniast, ma ei tea kus kohast. Ja kui see laev tuli, siis kõik kauplused müüsid seda, kõik need puu- ja köögivilla kauplused. Ja selleks müügiperioodiks oli vaja reklaami näidata igal aastal uuesti ja uuesti. See film käibis kaua. Et seda ei näidatud mitte suvel, kui võib-olla ei olnud Sidrunit, aga võib-olla näidati kevadel. Iga kord, kui laev tuli sisse, siis näidati uuesti reklaami. Et iga kord, kui laev tuli sisse, näidati uuesti. Et siis ikkagi sellel reklaamil oli mõte. Mitte ei olnud lihtsalt see, et teeme nõukogude plaanimajandust ja teeme natuke reklaame ka. Võib-olla keegi on teile jutustanud sellist lugu, et tookord reklaamidel ei olnud mõtet. No natukene, äkki natuke selline mõte meil vahel on jah. Reklaamil on ikkagi ka selline lohutav mõte, et kui te just homme ei kavatse Sidrunit minna ostma, aga olete seda juba ostnud või kasutanud, siis see lohutab, et te olete õigel teel. Aga ma juhin teie tähelepanu ühele seigale. Tollel ajal Eesti Televisioonis reklaami katkestusi ühegi saate ega filmi ajal ei toimunud. Kõik need reklaami katkestused olid saatekavas ette nähtud täpselt kellaajaliselt ja nad kestsid 5 minutit. Aga kui televisioonis juhtus nii, et mingi saade oli äkki nagu natuke lühem, kukkus välja nüüd, 2 minutit nagu lühemas, siis oli alati varuks reklaamirull ja reklaam läks käima. Nüüd praegusel ajal te teate, et kogu aeg on ju reklaamikatkestused uudiste ajal, saadete ajal, filmide ajal ja nad on ikkagi kaunis pikad. Nii et mina küsiksin nendelt kanalite direktoritelt, et miks nad ei võiks panna neid reklaamikatkestusi nagu saadete lõppu kellaajaliselt, et kui mingisugune film... No siis inimesed läheksid ära teleka eest võib-olla, sest et nüüd on uued ajad. Aga siin on üks teine moment. Kui inimesed teavad, et selle näidatava reklaami hulgas on lõbusaid reklaame, kus on laulud. Ja, või näiteks näidatakse paljast naist poeleti peal. Ma kujutan ette, et nõukaajal oli see ikka päris hea asi, mida vaadata. Siis nad kannataksid ja ootaksid reklaami. Aga tänapäeval mitte keegi ei tee enam selliseid reklaame. Ei telli ühtegi muusikat, ei telli filmidele sõnu. Tänapäeval on meil teadaanne. Juust maksab homme Maximas nii palju. Liha maksab nii palju. Ega need ei ole reklaamid, need on lihtsalt teadete tahvlid. Inimestel on puldid peos, inimesed teavad juba. Reklaam kestab 6 minutit. Siis me vaatame veel 10 kanalit vahepeal ära ja siis tuleme tagasi ja vaatame siis seda filmi edasi. Mul on siin küsimus, et te olete suur ekspert selle...
et te olete suur ekspert sellel alal, aga kas nagu üks reklaam, no lihtsalt üks reklaam, mis nagu päriselt Vene ajal töötas? Mis nagu päriselt inimesed hakkasid nagu midagi ostma või tegid teistmoodi pärast seda? See tohutult tehti reklaam, õunapomm saab igast jama oli. Aga kas päriselt mõni reklaam oli, mis töötas ja tänu millele keegi sai, ma ei tea, rentaablust tolleaegses keeles kasumit? Aitäh! Seda, kas reklaam töötab või mitte, me saime teada hoopis kummalisel kombel, mida jällegi tänapäeval ei ole. Ja nimelt, meil oli tollel ajal Eestis igal aastal 2 festivali, kus reklaamfilmid võistlesid. Ja üks oli siis Türi filmiklubis ja teine oli Tallinna Tehnikaülikooli filmiklubi. Ja mõlemas klubis näidati täpselt ühed ja samad filmid. Alati oli 30 filmi, 6 kaupa. Rahvas vaatas ära 6 filmi. Igal ühel olid käes paberid filmide nimedega ja iga vaataja pani hindeid 5-pallisüsteemis igale filmile. Saal tehti jälle pimedaks, järgmine plokk. Ja selle festivalide korraldajad korjasid peale seda läbivaatust kõik need hindelehed kokku ja selgitasid välja, milline oli siis selle filmiklubi aasta võitnud reklaamfilm. Ja me teadsime, mis rahvale meeldib. Aga tänapäeval reklaamitegijad moodustavad ise žürii ja ise panevad oma filmidele hindeid. Ja keegi ei tea enam, mis rahvale meeldib. See on super idee, et samad reklaam Eestist võiks teha. Jah, et see on nagu väga hästi läheb see filmifestivali konteksti, et nad ühesõnaga see on nagu filmifestival, aga see, et kas ka muutus inimeste, kas üleüldse oli võimalust seda kuidagi muuta, et kuidas muud inimesed midagi ostsid või läksid mingitesse kutsekoolidesse tänu sellele, et nad õppisid pähe selle numbri, mida reklaamiti, et ahaa, ma lähen nüüd sellesse kutsekooli number 17 või 43 või et seda vist kuidagi ei mõõdetud. Reklaamfilm nende mõõtmistega ei tegelenud. See oli kunstivorm. Jah. Ei, see oli kunstivorm, see oli nagu žüriid ja arusaadad. Kui ikkagi filme näidati, siis ikkagi inimesed said teada, et need koolid on olemas. Ja me ei tea, kui palju läksid sinna õppima, seda raske öelda. Nüüd ma küsin ühte asja veel selle nurga alt, et mõnes mõttes see oli prestiižne ala, aga kas näiteks Margus Kappel, Alo Mattiisen, kas nad tahtsid, et avalikult oleks see teada, et nad tegid reklaamimuusikat? Aga neid nimesid võidi nimetada ainult nende 2 reklaamfilmi festivali võitjate kontekstis. Ega siis filmi linastamisel televisioonis ei olnud ju kirjutatud, kes tegi muusika. Ei olnudki, ma arvan, et see on avalikkuses üsna peidus olnud, et Alo Mattiisen, meie laulva revolutsiooni südametunnistus tegelikult tegi reklaame, tegi ka Naatliha ja teisi. Et see ei ole nagu olnud kuidagi, ma ei tea, kas ta päris lausa saladus, aga igatahes ei ole see kuidagi avalik olnud. Aga et kas see oli ka kuidagi kokkulepe, et seda mitte kuskile välja öelda? Et kas Alo Mattiiseni poolt oli, et palun ärge panda... Kellele seda oleks võinud öelda? Näiteks tärkavale Eesti Kõmu ajakirjandusele. Tollel ajal polnud sellist. Juba, eks. Keskel ei olnud mingisuguseid Kõmu ajakirjandus. No see oli 80. lõpp näiteks. Mis reklaamidest ära Lettland laulab? 80. lõpus ei olnud enam midagi reklaamida. Tõsi. Ja see aeg saigi läbi ju 89. aastal see, kui te neid tegite. Sellise, ütleme, fännina ma ka jään vastu, et enne tänast seanssi mina pidasin neid reklaame ainult teie reklaamideks, et ma isegi mõelnud sellele sellise nii-öelda taasiseseisvunud Eestis kasvanud inimesena, et need on ka Ott Arderi reklaamid.
et võib-olla see tänane sündmus pani mind seal mõtlema, et vaata, et siin on olnud sellised kaastöölised ja loomingulised sõprused teil, aga need on minu jaoks nagu teie reklaamid olnud alati. Et see on väga huvitav, et noh, et mis jääb nagu ajas alles, et need on Egipti reklaamid, aga tegelikult siin on Arderi sõnad, mis on täpselt sama olulised, mis on täna nagu esile tõstetud siin, eks. Ja te toote siin esile ka teisi loomingulisi kaaslasi, eks on ju Mattiisen näiteks. Et ma lihtsalt ei ole ise kordagi mõelnud sellele, et see on äge, et nagu võib-olla tõesti mingid 80 elanud inimesed nagu adusid seda, et vaata, et siin olid ka sellised teistsugused partnerid. Ma arvan, et televaatajad ei teadnud seda, kes neid tegid. Ma küsiks veel juurde, et kui palju kogu sellest kraamist nagu tehti nagu kaine peaga? Ott Arder ei olnud kaine. Seda ma usun. Ei olnud. Küllap ka sõnu kirjutades oli ikka täiesti kaine. No minule on küll tsiteeritud seda, et tema isegi ei suuda haine peaga loominguline olla. No mina ju sõidutasin teda pidevalt ju Raekoja platsile montaaži laua juurde. Kas Otil silm säras? No igatahes, ütleme nii, et ega alkotesti keegi tagantjärgi ei tee, aga vähemalt legend on see, et tal oli ikka kogu aeg vinekene sees. Võib-olla õhtul. Aga kuidas teistega? Kelle õhtu algas? Kellega? Kui teistega, et nagu Ott, et kas need muusikud ja kui sa ei küsinud ju ainult Ott Arderi kohta, sa küsisid see Pikris oli kunagi oli see Härra Männikese lood, et kogu see seltskond oli ju suures plaanis Ott oli lihtsalt üks nagu, et ma ei oska küsida mingi keerulisemalt. Et ühesõnaga oldi ikka auru all. Mul tuleb üks lugu meelde lihtsalt, et kus keegi saadeti joogi järgi ja siis ainuke, mis leiti, oli ploomid veinis. Ja siis ploomid kallati ära ja vein joodi ära. Ma ei tea sealt küsimus. Aitäh! Kui inimesed tarbisid alkoholi, siis nad tegid seda ikkagi õhtul. Ega siis hommikul ei hakanud keegi alkoholiga pihta. Ja reklaamfilme tehti hommikul. Tööd tehti hommikul. No, tööpäev kestis ikkagi kella 5-ni. Jääke küll, on veel küsimust, jah. Ma tahtsin küsida selle kohta, et kuidas need reklaamid sinna Borati filmi lõpuks said? Et Borati filmi lõpus on terve seeria neid reklaame, et nagu kuidas see protsess käis, et kes tuli, kes küsis, kuidas avastamine, et mis lugu see on? Kui, mis see aasta oligi, 90... Ei, kas 2009 tuli välja see reklaamfilmide plaat. Siis selle plaadi järgi ilmselt avastati need filmid, mis läksid selle Borati filmi subtiitritesse lõppu. Aga ma siinkohal ütleksin veel seda, et selle plaadi peal on ju subtiitrid. Et kellel on see plaat, see võib valida menüüst kas eestikeelsed subtiitrid või ingliskeelsed. Seal tiimis oli keegi, mingi Eesti tüüp leidis selle üles või täitsa rändab? See plaat on ju üsnagi tuntud rahvusvaheliselt. Ma saan aru, aga see ei olegi Eesti turule mõeldud. Keegi ühesõnaga sealt tiimist nagu siis, mitte Eesti tüüp, et seal oli keegi lääne tüüp, kes lihtsalt nägi, et vau. Umbes nii hakkas see pihta, mitte et mingi keegi eestlane oleks seal kambas olnud. Ei. Okei. Et subtiitrid on ikka väga olulised. Et oli ju selline lugu, Mihkel Kärmas oli oma Eesti Televisiooni võttegrupiga Austraalias ja siis ta filmis seal inimesi, kes võtsid osa sellest ülemaailmsest koristuspäevast, mis Eestis välja mõeldi. Ja siis seal oli üks Uus-Meremaalt oli mingi mees tulnud ja siis küsiti tema käest, et kas te teate sellist riiki, Estonia? See on muidugi tean. See on see Harri Egypter teil nüüd film. Aga ainult subtiitritele tänu, sest ta sai selle filmi menüüst lugeda, millest filmid räägivad.
nii et pange alati subtiitrid alla, kui teete. aga hea küll, me peame andma vist ruumi üle järgmisele seansile ja kõik, kes soovivad, seal ees on ka seda DVD-d müügil ja ka Ott Arteri raamatut on müügil ja aitäh teile! aitäh!